No kuhu ta küll jooksis? Mitte ei suuda leida. Ute! Oh, et võid keegi talle liiga ei teeks. Pean ta leidma enne, kui mõni näljane ja kuri metsloom vaesekas avastab. Jah, olen võidelnud karu ja lõviga, et oma karja kaitsta. Jumal on andnud mulle julgust ja jõudu. Olen neist elajatest jagu saanud ja oma isa lambad ikka tervelt koju viinud. Oih, lobisema jäin. Vägev Jumal, juhata mulle tänagi, kuhu on mu talleke end peitnud. Hoia teda õnnetuse eest. Ute! Sa mu rumaluke, siin sa oledki. Ära karda, nüüd oled sa päästetud. Tänu Jumalale, kes kuuleb palveid ja vastab oma taevasest kõrgusest. Tulge kõik see kari minu juurde, kadunud talleke on leitud. Mul on nii hea meel, et tahaks kohe laulda. Küll on hea, et karjane teab, kust mind otsida, kui olen eksinud teelt. Küll on hea, et Jumal on hea, ta mind õnnistab ja hoiab kõige kurja eest. Saan Jumalale kogu oma lootuse. Küll on hea ja väga hea, et mul on väga hea karjane. Aga nüüd, mu kallid karvapallid, aeg on edasi liikuda. Oja ääres ootab teid värske rohuga karjamaa. Jumal kõnetas mind ja ütles mulle, Samuel, sa oled sõnakuulelik ja hea mees ja ma tahan anda sulle ühe ülesande. Mine Petlemma linna, seal elab Iisai nimeline mees, kellel on palju poegi. Ma olen tema poegade hulgast valinud oma rahvale uue kuninga. Oi, Jumal andis mulle tõesti raske ülesande. Miks küll on vaja uut kuningat? Iisraelil on juba kuningas, Saul. Aga Jumal arvates on Saul muutunud uhkeks ja sõnakuulmatuks. Saul saab kindlasti väga vihaseks, kui ta kuuleb, et ma tulen tema asemele uut kuningat valima. See hirmutab mind. No jah, ja teiseks sellel Iisail on ju 8 poega. Kust mina tean, milline poeg on see õige? Aga ma teen, nagu Jumal soovib. Ma usaldan teda. Küll ta mind siis õigel ajal aitab ja juhatab. Tere, Iisai! Rahu olgu sinu ja su perega. Tere, Samuel! Mis tõi sind minu juurde? Vaata, lugu on nüüd selline, et Jumal ütles mulle, et tal on ühe sinu pojaga suur plaan. Kutsu oma pojad minu juurde. Lähen, annan oma poegadele sinu tulekust teada ja kohe tuleme.
inimene näeb, mis silme ees, aga Jumal näeb, mis südames. Kenad pikad pojad sul, Iisai, aga Jumal otsib midagi muud. Iisai, kas kõik su pojad on siin? tegelikult ei ole. Kõige noorem on karjamaal lambaid hoidmas. Lase ta ruttu siia kutsuda. Mine jooksuga, kutsu Taavet kiiresti koju, aga jää sina ise nii kauaks lambaid valvama. Mis sul poisikese siia meeste keskele asja? Las kantselda mu lammastega. Ta ei oleks pooledi laps. Mida ega tema jumala asjadest? Isa, miks ma pidin karja jätma ja poolest päevast koju kiirustama? Siin on jumala mees Saamuel. Ta tahab sinuga rääkida. Tere, Taavet. Tere! Taavet, Jumal on valinud sind uueks Iisraeli kuningaks. Selle märgiks ma võian sind õliga. Mind? Miks? Sa oled hea ja sõnakuulelik poeg oma isale. Ja sellepärast, et sa armastad väga Jumalat, on Jumal sind välja valinud. Sa oled küll veel noor, aga ära karda. Jumala plaan täitub omal ajal ja Jumal aitab sind kõiges. Kuulake kõik, kuulake! Kuri rahvas vilistid on tulnud meie vastu sõtta. Kuningas Saul kutsub kõiki Iisraeli mehi vaenlasega võitlema. Tulge kaitsma oma maad ja rahvast! Taavet, sinu vennad läksid kuninga kutsel vaenlasega sõdima. Ole nende pärast mures. Vaata, lasin kokku pakkida hulga head sööki. Ole hea, vii nüüd oma vendadele see toidukorv. Kindlasti vajavad nad kosutavat toitu ning uuri järele, kuidas neil läheb. Aga Taavet, ole ka ise ettevaatlik. Ega vaenlane nalja ei mõista. Jah, isa, ole mureta. Küll Jumal hoiab mind ja mu vendi. Vaadake mind, kui suur ja tugev ma olen. Valige välja üks mees, kes tuleks minuga võitlema. Kui mina võidan, jääb kogu teie rahvas meie rahvast teenima. Kui teie võidate, mida muidugi ei juhtu, sest teenime meie teid. See mees juba nalja ei mõista. Kardan, et oleme kadunud. Mina küll ei julge temaga võidelda. Kuningas Saul lubas, et kes sellest hirmsast vilistist jagu saab, sellest saab väga rikas mees. Kuid mina arvan, et isegi raha ei meelita Koljati vastu välja astuma. Jah, mitte keegi meist ei julge seda teha. Mitte keegi. Ta on liiga suur ja kohutav. Valige välja üks mees, kes tuleb minuga võitlema. Ma näitan teile, et mind ei murra ei teie ega ka teie Jumal. Mida see tüüp õige endast arvab, et solvab meie Jumalat?
ma võitlen ise temaga. Kas sa oled hulluks läinud? Vaata, kui väike sina oled ja kui suur on see koljat. Ja, sa oled nagu sääsk, kes püüab elevandiga võidelda. Ma kuulsin, et meie hulgas on siiski üks mees, kes julgeks selle jubeda hiiglasega võitlema minna. Kes see mees on? Kuningas Saul, see olen mina. Sina? Mina, jah. Kuule, poiss, ei suuda sina minna tema vastu. Sina oled noor ja kogenematu, aga koljat on treenitud sõjamees. Aga kuningas Saul, ma olen oma isa lambaid kaitsnud metsloomade eest. Noh, see on tõesti vägev tegu. Naljatilk. Nüüd on kõva mees. Kord tuli suur lõvi ja tahtis viia ühe lamba endaga kaasa. Mina aga võitlesin lõviga ja päästsin tallekese surmast. Mind ei hirmuta ka see koljat. Küllap Jumal, kes mind aitas jagu saada lõvist ja karust, aitab mind ka selles võitluses. Olgu siis, mine ja Jumal olgu sinuga. Aga enne pane selga minu raudrüü ja pähe minu vasskübar. Ning võta ka mu mõõk, siis oled sa kaitstud. Ei, mina saa selle koormaga käia. Mina pole niimoodi harjunud. See on liiga raske ja kohmakas. Aga kuidas sa siis võitled? Minu relvadeks on karjase kepp, lingonöör ja kotitäis siledaid kive. Ma nüüd lähen. Sina mees tuleb minu vastu mõõga, piigi ja odaga. Aga mina tulen sinu juurde vägeva Jumalaga, keda sina oled solvanud. Täna te saate kõik teada, et Iisraelil on vägev Jumal. Sina, kärbes, tuled mind narrima. Sest meie Jumal on vägev sõjamees, sest meie Jumal on vägev sõjamees, sest meie Jumal on vägev sõjamees, sest meie Jumal on vägev sõjamees. Võit kuulub Iisraelile, püüame need kinni. Kelle poeg sa oled, noor mees? Mis on su nimi, kangelane? Kuningas, ma olen su sulase Iisai poeg Betlemmast. Minu nimi on Taavet. Ma olen lubanud teha sellest, kes Vilistist jagu saab, vägeva ja rikka mehe. Ma pean oma sõna. Ma panen sind sõjameeste pealikuks ja oma tütre annan sulle ka naiseks. Ole vapper ja võitle hästi. Tänan sind usalduse eest. Luban sind ustavalt teenida. Vaadake, Taavet! Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet 10 000. Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet 10 000. Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet 10 000. Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet 10 000. Vapper Taavet, sõjamees.
Ah, või nii. Või nemad peavad Taavetit minust paremaks ja vägevamaks. Puudub, et see rumal rahvas temast veel kuninga teeb. Mina olen ja mina jään kuningaks. Ja küll ma sellest Taavetist ka lahti saan. Möödusid aastad. Karjapoiss Taavetist oli sirgunud mees. Kadedus ja hirm oma kuningavõimust ilma jääda oli aga kuningas Sauli väga kurjaks muutnud. Korduvalt püüdis ta Taaveti elu kallale kippuda, kuid ikka õnnestus Taavetil pääseda tema kurjade plaanide eest. Öö hakkab saabuma. Peame puhkama ja jõudu koguma. Oleme kordamööda valves, et Sauli mehed meid ootamatult ei tabaks. Aastaid on juba kestnud see Sauli eest põgenemine. Olgu Jumal mulle tunnistajaks, et ma pole talle midagi halba teinud ega temast halba mõelnud. Palju ustavaid sõjamehi on tulnud sind toetama. Meil on kokku juba 600 meest. Lähme ise Saulile kallale. Mina ei taha Jumalaga riidu minna, sest ei jää karistuseta see, kes teeb kurja Jumala poolt valitud mehe vastu. Ja kuningas Saul on Jumala valitud mees. Aga ega see pole ka mingi elu. Kogu aeg end varjata ja pageda. Mehed, aga olgu see meile kinnituseks ja tunnistuseks, et Jumala abiga oleme ikka Sauli kättemaksu eest pääsenud. Jah, tõepoolest. Head inimesed on õigel ajal meid vaenlase eest hoiatanud ja meile süüa ja varju pakkunud. Hei, pugege ruttu peitu. Saul oma sõduritega tuleb. Olen tänasest Taaveti tagaajamisest väsinud. Jälle pääses ta meie käest napilt. Mehed, jääme ööseks siia laagrisse, aga homme jätkame taas. Ma ei jäta enne, kui olen Taavetist lahti saanud. Ei jäta. Vaata, Taavet, täna on sinu õnnepäev. Jumal on andnud su vaenlase sinu kätte. Jah, see tagakiusaja magab siin samas. Sa võid temaga teha, mis tahad ja oma kannatused lõpetada. Nii saadki sina kuningaks. Pidage, rahunege maha. Mina ei taha temale kurja teha. Las õiglane Jumal ise otsustab, millal Sauli aeg lõpeb ja millal minu aeg algab. Ja mis me siis teeme? Lähme lihtsalt minema ja jätame nad siia magama või? Mul on plaan. Ma tõestan Saulile, et mu südames pole halba tema suhtes ja et ta mu peale asjata viha kannab. Ma hiilin ettevaatlikult nende laagrisse. Võtan Saulilt ära ainult mõõga ja veekruusi. Nii ta näeb, kuidas Jumal oli tema elu ja surma minu otsustada jätnud. Iisraeli mehed, ärgake! Hei Saul, ärka üles! Vaata, ega sul midagi kadunud pole. Kas see oled sina, Taavet? Saul, sul on kehvad ihukaitsjad. Halvasti täidavad nad oma ülesannet. Kas nii valvatakse kuningat? Ma jalutasin teie keskel ja keegi ei ärganud. Mul oli võimalus võtta su elu, aga ma ei teinud sulle midagi halba. Tõestuseks, vaata, võtsin vaid su mõõga ja veekruusi. Taavet, sa oled õilsa südamega mees.
sa oled parem kui mina. Saul, miks sa mind taga ajad? Miks sa mind hukata tahad? Mis halba ma olen sulle teinud? Olen tõepoolest käitunud valesti ja sinu suhtes väga eksinud. Kadedus ja kurjus on mind pimestanud. Olen olnud sõnakuulmatu Jumalale. Nüüd ma tean, et sinust saab ühel päeval Iisraeli kuningas. Nüüd ma tean, et sinust saab ühel päeval Iisraeli kuningas. Eks Jumal tasub igaühele oma õiglust mööda. Nagu sinu elu oli täna kallis mulle, nõnda olgu minu elu kallis Jumalale. Ma jätan su mõõga ja kruusi siia. Las keegi su sõduritest tuleb sellele järgi. Nüüd aga meie läheme oma teed ja teie minge oma teed. Kulus veel palju aastaid, enne kui Jumala plaan Taaveti elus hakkas täide minema. Kuningas Saul hukkus lahingus, Iisraeli riik jäi ilma kuningata ja rahvas hakkas uut juhti otsima. Oli kätte jõudnud aeg, millest Samuel kord karjapoiss Taavetile ennustas. Taaveti kannatlikkus, sõnakuulelikkus ja jumalakartlikkus said kaua oodatud tasu. Taavet tuleb! Rahu olgu sinuga, Taavet. Sa oled kuulnud, et kuningas Saul ja tema pojad on lahingus langenud. Meie rahvas on ilma kuningata. Sina oled õiglase südamega vägev sõjamees ja rahvas vajab sind. Sina oled Jumala välja valitud. Sulle on Jumal ütelnud. Sina pead hoidma Iisraeli rahvast kui karjane ja sina pead olema Iisraeli vürst. Jumala ette kuulutatud aeg on sinu jaoks saabunud. Saagu sinust kogu Iisraeli ja Juuda kuningas. Ole tugev ja vahva, valitsegu õiglus ja heldus. Olgu Jumal sinuga. Ma tänan ja kiidan Jumalat. Alandliku südamega astun rahva ette ja tõotan koos Jumalaga juhtida, hoida ja kaitsta oma rahvast ja riiki. Elagu Taavet! Elagu kuningas Taavet! Hurraa! Elagu Taavet! Elagu kuningas! Taavet valitses 40 aastat. Ta oli eeskujuks oma rahvale ja rahvas pidas temast lugu. Tema valitsemise ajal sai Iisraelist suur ja vägev Jumalat taustav riik. Elu lõpuni jagas Taavet oma rõõmud ja mured ikka Jumalaga, mängides kannelt ja lauldes talle nii palve kui kiituse laule. Karjapoisist kuningat sõi
tore.